Ei, mina ei hakka, ei. Las teine räägib. Räägi, kuidas sa tänase päevaga rahul oled? Väga rahul olen. Väga rahul? Ongi super, ilm on ilus ja kõik on ilus. Kõik külastajad on väga toredad, sõbralikud, toit maitseb kõigile. Jah, täpselt. Absoluutselt. Jaa. Väga Et järgmine pidu on jaanipäev siis? Kindlasti. Jaanipäev toimub millal? No 24. Ilmselt me pole paika pannud ju seda päeva. No vot, väga tubli. Nad näitama seda silti ka siis. Ahah, sa filmid kohe? Filmin jah, sellepärast. No selge. Siis vaatame filmi ikka. Jaa. Nii et ilusat päeva jätku. Jaa, aitäh, ühte meelest. Palun. Enne me teeme filmi ka tänasest päevast. Vaata niimoodi. Ülle, räägi, mis on kõige huvitavamat oma filmin praegust. Mis asja ma ütlen? Et mis on kõige huvitavam siin praegust nagu? Mis on kõige huvitavam? No kõige huvitavam ikkagi ongi see vana, mis ongi minust vanem, ma arvan, et ikkagi üle 50 aasta või 60 aastat. Mina tean, et mina ei ole... Ja siis räägi üks põnev lugu Riisaküla elust, mis sul kohe tuleb. Kas ma räägin selle, et Tiit või selle Ants Piibu naine oli siit pärit? Räägi see. Selle Ants Piibu esimese riigivanema Ants Piibu naine Benita on Riisakülast pärit. Selle Benita ema kasvatas Benitat üksinda, ta oli nagu vallaslaps ja raha oli majas nagu vähe, eks ole. Aga Benita oli väga andekas, ta õppis hästi, teadis palju keeli ja siis ta sai nagu koolis edasi. Lõpuks ta oli seal, ta oli tõlk, seal siis nendele, riigimeestele oli tõlk. Ja siis ta jäi sellele Ants Piibule nagu silma ja siis nad abiellusid. Ja siis oli üks selline moment, neil oli laps Ants Tõnis äkki. Ja see Ants Tõnis oli selline 3-4-ne rääkida oskas. Ja siis nad võtsid aja maha ja tulid siis vanaemale lapselast Tallinnast näitama. Olla vist ikka saatnud selle ka, telegrammi. Aga telegramm ei jõudnud kohale, nemad jõudsid siis selle Piibu uhke autoga siis ennem siia Riisakülla. No ja siis, aga Piip ei läinud, Ants ei läinud oma nagu ämma vaatama, sest tema jäi siis sinna auto juurde ja siis jäi nendele külameestele siis uudistada sinna. Aga see naine läks oma lapsega siis ema juurde ja ema oli ehmatanud, sest telegrammi pole tulnud, on ju, et issand, te ju kohal, et mis ma nüüd teile süüa annan, et ega meil pole siin kana, muna ja soolaliha, on ju. Ja siis see laps kuulis liha juttu ja oli öelnud liha hea ja siis oli probleem lahendatud. Pani lihapanni peale muna juurde ja nii saigi. Selle soolalihaga seoses tuleb mul veel üks asi meelde. Kui see esimene kokkutulek oli, siis mina enam ei mäleta, kas olid Jagussaare inimesed või olid Kile inimesed. Küll ma mõtlesin, et see oli neile nii tähtis. Kui nad vanaema nägid, ütlesid, kas sa tead, mis aeg see oli, kas see oli ennem, see oli sõjaaeg äkki, siis pidi olema kehva aeg. Ja ütlesid, tead, et Salme andis meile soolaliha tükki, et see oli nendele nii oluline. Ise mõtlesin, ole lahke mingi soolaliha on ju. Aga ju see päästis ikkagi natukene, aga ma ei tea, ma enam ei mäleta, ma tean, et kas olid Jagussared või olid Kiled. Ühed nendest olid. Et mõtlesin, et issand, sa näed üle tüki 70 aasta inimest ja siis ütled, kui tore, et sa andsid mulle tüki soolaliha. Aga ajad on olnud teistsugused. Et see oli oluline, ju siis oli oluline. Kõik. Ja mis sellest Ants Piibust ja ta perest edasi sai? Ants Piip ju ilmselt ikkagi küüditati, aga ma ei tea seda. Ma olen seda uurinud ja vaadanud, sest et selle põhimõtteliselt Piibu poeg või kui tal nüüd olid järglased, ta võiks veel olla elus. Ja ta on siis nagu Eesti Vabariigi esimene riigivanem? Jaa, Ants Piip. Ja tema naine on siis Benita nagu Riisakülast pärit Soomaalt? Jah.
just nii. et noh, see on küll väga tore niisugune uudisesõnaga, mida minu kunagine klassiõde Ülle Riismann nagu rääkis, et näitame Ülle Riismanni venda Andrest ja tema ema Tiiut ka ja siis Maarjat näitame ja nii et täna on ilus Riisaküla päev, nii et Riisaküla nii, vot nii ja Ülle ja see on film, mitte pilte. Vot nii ja Ülle koos oma ema Tiiuga. Nii et ilusti. Nüüd on kõik filmijad koos. Kas sa seda pilti tead, kui tipus olime sellel kontserdil ja ma ei tea, mis sa meile rääkisid, aga me vaatame niimoodi algisele otsa. Minu käes on pilt? Ei, Facebookis see nagu ringleb see pilt, see mitme aasta tagune. Selline väikene video. Kas sa tead, ma kirjutasin sinna